Tšau, täna me vaatame kaartidega, et kuhu sind elu suunab, kuhu sa oma elus liikumas oled, võib-olla, et mis on see järgmine suund või ka mis võib olla see suurem suund või nagu kaugem suund, kuhu elu sind suunab. Et me otseselt nagu oleviku hetke seisukorda väga ei vaata, aga kui see tuleb ise välja, siis ilmselgelt ma räägin seda ja räägin täpselt seda, mis mulle nii-öelda ilmub, täpselt see jutt, mis tahab tulla. Ja püüan rääkida kõike, mis mulle tuleb, sest aeg-ajalt ma tahan tagasi hoida. Et mõistus nagu tahab takistada, aga ma siiski proovin kõik välja öelda siis. Ja siin on 4 gruppi, et valikuline ladumine. Saad ise valida täpselt selle kaardi või ka mitu kaarti, mis sind kõige rohkem tõmbab või tõmbavad. Siinkohal võid panna video pausile, võtta aega, vaadata rahulikult neid kaarte, et milline pilt näiteks siin kõige rohkem nendest 4 tõmbab. Esimene grupp on siin vasakul, siis on teine grupp, 3. grupp ja 4. grupp. Ja ma näitan kaarte ka ligemalt sulle, et see on esimene grupp. Teine grupp. Kolmas. Ja 4. grupp. Ja video all on ajad, kuhu saad peale vajutada ja siis liikuda otse edasi enda grupi juurde. Ja kui sa oled valiku ära teinud, siis näemegi sinu grupi juures. Ja tere sina, kes sa valisid grupi number 1. Vaatame, mis sõnum sul siin all on. Ja siin ongi number 1, ookeani süda. Armastuse vibratsioon on kõikjal sinu ümber. Seega, sina oled liikumas siis armastuse poole, kas siis nii-öelda eraelus, kas suuremas mõttes, aga võib-olla kas siis sa oled liikumas rohkem armastuse poole üldse maailmas või iseendas. See võib olla enesearmastus või üldse armastuse mõistmine teistmoodi või laiemalt. See võib olla küpsemalt, täiesti oleneb sellest, kus sa oma elus oled. Võib-olla sa mõtlesid, et armastus on sinu jaoks. Ilmselgelt kõik inimesed näevad armastust oma nurgast nii-öelda, et selline inimlik armastus on igaühel suhteliselt individuaalne. Ja see, kuidas siis sina armastust oled näinud, see hakkab võib-olla siis, nagu ma ütlesin, juba suurenema ja laienema või siis muutuma teistsuguseks. Ja võib-olla sinu ootused nii-öelda armastuse suhtes hakkavad muutuma, et sa hakkad armastust nägema, jah, ma ütlesin, need nagu laiemalt. Aga vaata, mida ütlevad sulle tarokaardid. Ja tarokaarte segades on natuke vali, võid panna siin hääle maha või väiksemaks. Veel üks kord. Nii, ja siit tuleb mõõkade 9, ehk siis kuhu sa oled liikumas, on nii-öelda raskusest välja, muretsemisest välja. Et ikkagi see nii-öelda hetkeolukord tahab välja tulla, et tõenäoliselt on sul võib-olla rohkem mure või siis oli ja sa oled sealt välja tulemas. Et selline mure, stress, magamatus võib-olla või ka vähene uni, ei saa võib-olla puhata nii palju. Ja see võib olla südamega seotud nii-öelda, südamevaluga seotud. Ja
selleks, et saaks siis nii-öelda süda rohkem avaneda, siis võib olla vajalik läbi teha mingi raskus. Lein on vaja läbi teha, see südamevalu on vaja läbi teha. Et siis see valu saaks sealt nagu lahkuda sinu kehast ja energiast ja et sealt südamest saaksid välja tulla nii-öelda kalliskivid, mis on, jah, ma ei lähe nii fantaasiasse, aga jah, et see südamevalu ja lein, et see on vaja läbi teha ja sealt sa oled liikumas edasi. Ja siin on mündi 9 ja tema ongi, vaatab peeglisse ja ta nagu hindab ennast kõrgemalt kui võib-olla varasemalt, et kui sa varasemalt samamoodi see enesearmastus jälle, et enda hindamine, võib-olla sa mõtlesid, et sa nagu armastad ennast või hoolid endast või sa hakkasid sellega nagu tegelema, aga see ei olnud päris nagu jällegi see, mis nii-öelda võiks olla inimesel. Et see ei pea olema eneseimetlus ega ka nii-öelda enesearmastus selles mõttes, et kus sa vaatad peeglisse ja mõtled, issand, kui ilus ma olen ja ma olen nii tubli. Et need asjad peaksid ideaalis olema sellised nagu loomulikud, et sa ei peaks üldse mõtlemagi, et ma olen ilus või sa ei peakski endale nagu kinnitama, et sa oled ilus või väärtuslik või tark või midagi. Et need asjad peaksid olema inimesel loomulikud, ta üldse ei peakski mõtlema, et ta on halb või et tal on midagi puudu. Et selline, et kui inimese süda on nii-öelda täitunud, et ei ole puuduses, ei ole nagu haavatud seisundis, siis inimese süda on nii-öelda täitunud ja ta tunneb, et ta on terviklik. Ja siis ei olegi, nagu ma ütlesin seda, et oi, mul on midagi puudu, mul on midagi valesti. Pigem on selline suurem aktsepteerimine. Ja ongi lihtsalt aktsepteerimine ja see ongi niimoodi, et jah, keeruline on seletada seda, et asi peaks olema loomulik, et ei pea afirmatsioone ütlema endale. Aga selleks, et sinna jõuda, sinna nii-öelda enesearmastuseni ja enda aktsepteerimiseni, sa võid kasutada afirmatsioone. Aga nagu ma ütlesin, see peaks olema täiesti loomulik asi. Et sa lähed peeglist mööda ja sa ei peagi sinna üldse vaatama, sa ei pea kontrollima, et kas sa oled ilus või kas midagi on valesti. Et see polegi üldse tähtis, sellepärast, et sina enda sees tunned ennast hästi. Ja ma ütleks, et sa oled sinna poole liikumas siis. Aga vaatame veel. Ja mündi kuninganna ja tõesti, see on nagu staar seal. Ja ta tunneb ennast hästi, sa oled liikumas enesekindluse juurde, nagu siit juba välja on tulnud. Ja kui sa tunned ennast hästi, sa ei sõltu ka välisest kiitusest, sa ei sõltu sellest, et kas teised sind tunnustavad või kas nad märkavad sinu nii-öelda ilu või kas nad märkavad üldse, et sul midagi valesti on või mida iganes. Et ei ole tähtis, et kas inimesed näevad sinu ilu või, jälle kordan, et selline nagu millegi saavutamine, võib-olla ongi see enesekindluse saavutamine ja seal ei ole nagu ülbust ega midagi, et selline on pigem selline egost väljumine ja ego haaradest natuke väljumine, aga samas enda sisse minek rohkem, kuidas ma ütlen siis nagu südamesse, ongi see täitunud tunne iseenda sees. Ja see nagu särab välja poole ja sulle pole üldsegi tähtis, kas see särab välja poole või mitte, sest sina enda sees tunned ennast hästi ja sa ei pea teistele näitama, et sa tunned ennast hästi või see, et sa oled enesekindel. See on jälle selline ego mäng. Et sa ei pea tegema head nägu, sa ei pea naeratama ja sa ei pea ka kuidagi, ma ei tea, kellelegi meele järgi olema või mis iganes olema, et seda pole üldse vaja ja sinna elu sind suunab. Et suund on sinna poole, et sa liiguksid sinna poole, sest see vabastab sind. Vau, ja mündi 10. Et sa saad ennast ka teistega hästi tunda, et sa saad elu nautida, sa vaatad välja, sa näed, kui ilus elu on, ütleme nii. See ei pea olema selline hästi ülevoolav rõõm või liignev positiivsus või roosad prillid, ei. Et see ongi selline sisemine täituvus ja tänu sellele sa näed
elu ilusamat poolt ka ja suhted on paremad lähedastega, kaaslastega, tulevaste kaaslastega, perega. Et kõik see paraneb, kui sa nüüd tuled sellest raskusest välja, liigud sinna enesekindluse ja enese väärtustamise poole. Vaatame veel siit. Ja paki all on ka karikate äss, ma pean näitama, et see on see juba nagu öeldud sai, et südame avanemine. Ja siit tuleb mulle seda nagu sisemist rahu ka välja, et ma ei tea, võib-olla sa hakkad rohkem mediteerima, ei pea, ei pruugi, ei ole vaja üldse, aga siin on seda sisemist rahu, et inimesed nagu palvetavad, nad on rahulikud, nad tunnevad ennast enda kehas rahulikult, sest mediteerides on selline pigem rahuseisund üldiselt ja sinna poole sa ka liigud, et sa tunneks enda kehas ennast rahulikult. Ja siis sa saad ennast põhimõtteliselt igas olukorras ja igas seltskonnas hästi tunda, et sa ei pea kellegi pilku püüdma, sa ei pea kellegi tähelepanu püüdma. Sa ei pea ennast liigselt ära andma, sellepärast et sa tead juba nii-öelda oma väärtust ja et see enesearmastus, et sinna poole sind suunatakse ja ennekõike siin ongi see, et enesearmastus kõige rohkem esialgu ja alles siis sa võid vaadata välja poole, et mida sul on teistele anda, võib-olla mida sul on maailmale anda, sellepärast et kuni ei ole seda enesearmastust ja eneseväärtustamist, seni sa annad inimestele võib-olla nii-öelda kohast, kus sul on puudus, millestki puudus, armastusest puudus, tunnustusest on puudus. Ja siinkohal ma juba tahan öelda sulle, et kuula seda sõnumit pärast uuesti või hiljem kunagi mingi aja pärast või aeg-ajalt kuula uuesti. Et sa selles enesearmastuses ei kalduks egosse mitte mingil määral. Ja et kõik see on juba siin öeldud, mis on sul nii-öelda vaja teada selleks, et see enesearmastus oleks terviklik ja nagu täitunud, et sa oleksid seest täitunud. Jah. Aga vaata, mida ütlevad oraklikaardid sulle. Kahtlus. Ma vabastan vajaduse teada kõiki vastuseid. Ja tõenäoliselt sa tahad siis teada võib-olla, kuhu elu sind liigutab, et mis edasi saab, et tahaksid mingit kindlustunnet. Et kas sa tegid võib-olla õige valiku või kui sul on mingid valikud teha, et kas teha seda või, aga siinkohal ma ütleks, et vali see, mis aitab sul liikuda selle sama enesearmastuse suunas, selle sama sisemise rahu ja sisemise täitumise suunas. Ja kui miski hetkel tundub, et seda võiks takistada või blokeerida, siis püüa seda vähendada oma elus. Ja kui saab, siis elimineerida. Aga kui ei saa, siis vähemalt kuidagi vähendada. Ja, vaatame veel. Ja ära lase oma minevikul ennast tagasi hoida. Natukene on ikkagi see, et see kahtlus ka, et kas ma tegin õige valiku või kas see on õige suund, et et see minevik on vaja maha jätta ja vanaviisi toimimine on vaja maha jätta. Kuna põhiteema on see enesearmastus ja armastuse teema, et see, kuidas sa võib-olla vanasti tahtsid tähelepanu või hoolimist või kuidas sa arvasid, et sa saad teistelt armastust võib-olla, et see on ka vaja ära lõpetada ja võib-olla teadlikum olla selle osas, kus sa oled andnud liiga palju võib-olla või liiga vara. Näiteks inimesed kohtuvad uute inimestega ja kohe, ma ei tea, on hästi avatud ja kõik annab ära, oma armastus annab ära ja kiirgab välja kõike seda, mis tegelikult peaks sinu sisse jääma. Et ära anna kohe oma seda sära ära. Sest mida rohkem sa seda nii-öelda endasse jätad, mitte et sa hoiad nüüd tagasi, aga proovi nii-öelda seda armastuse energiat
tahaks öelda nagu enda sees kuidagi, et see ringleks sinu sees. Hetkel ei oska täpsemalt öelda jah, aga et ära anna kohe ära ennast inimestele, ära hakka kohe nii-öelda inimesi armastama üsna kuidagi kiiresti, et tihti inimesed armuvad ruttu ära ja siis nad tekivad mingi fantaasiad ja pildid, et tema on see ja meil tuleb selline tulevik, aga tegelikult see tulevik võib hoopis teistsugune olla. Ja väga tihti tulevik ongi hoopis teistsugune kui see, mida me ette kujutame endale. Et selline fantaseerimine ja roosad prillid oleks ka vaja maha jätta ja pigem märgata seda, mis tegelikult sinu ees on, millised tegelikult need inimesed on ja anda aega inimestele ja märgata seda, millised nad on nädalate kaupa, päevade kaupa, kuude kaupa, kui on võimalik niimoodi. Ja on okei, et ka teistel on võib-olla mingid tujud, mingid kehvad olukorrad, mingid raskemad ajad, aga sellest ei ole vaja lasta ennast heidutada. Aga see on juba natuke teine jutt. Vaatame veel sulle. Ja aeg minna. Päike loojub ja tõuseb iga päev ja täpselt sama on ka erinevate siis olukordadega sinu elus. Märka ilu igas päikese langemises, päikese tõusus, päikese loojangus jah. Nii, märka ilu igas päikese loojangus sinu elus ja tea, et päike tõuseb homme uuesti. Eks oleneb päevast on ju, aga muidu jah. Tähendab päike kogu aeg nii-öelda tõuseb, aga see on juba teine jutt jälle. Lõpud on lihtsalt uued algused. Ja me oleme sinuga läbi iga faasi ja tsükli. See on see inglid on sinuga läbi iga faasi ja tsükli. Ehk siis ikkagi see midagi lõppemine, millegi lahti laskmine ja edasi liikumine või siis edasi vaatamine, ettepoole vaatamine. Ja see sama jutt, mis siin tarokaartidega tuli, et seda sinna poole vaadata ja aktsepteerida seda, et vahepeal miski lahkub, vahepeal miski lõpeb ja siis kunagi saab jälle midagi uut tulla. Aga seni, kuni nii-öelda päike ei ole uuesti tõusnud, seni on pime, seni on mingid protsessid ja sina lihtsalt samal ajal tegeled enesearmastusega, kuni nii-öelda see päike uuesti tõuseb, ütleme niimoodi siis. Aga vaatame veel sulle. Siin on madu ja ikkagi see, et lase vana nahk maha ja lase minevik vabaks, et see minevik tõesti, kuna siin öeldakse sulle muudkui, et lase minevik lahti, lase see vana nahk maha ja nagu ikka oraklikaardid kinnitavad seda tarokaarte alati, et ikkagi see vana nahk, näiteks see vanaviisi toimimine, vanaviisi elu nägemine. Et nüüd on vaja see nii-öelda uuendada ja samas ka see ei pea tähendama, et sa pead täiesti uueks inimeseks muutuma. Ei, et mingid perspektiivid, mingid see, kuidas sa elu varem vaatasid, see peaks nüüd muutuma. Aga vaatame veel sulle. Nii, maahoidjad, sa ei ole üksi, sinu esivanemad on sinu kõrval ja see ei pea nii tiip olema, nii sügav olema tähendab, see ongi see, et näiteks sinu lähedased on sinuga, et sul on olemas inimesed, kes sind saavad aidata selles olukorras või toetada, sinu jaoks olemas olla, et siin on ikkagi see, et armastusenergia on sinu ümber. Ja samas ka see, et maahoidjad nii-öelda, et maandatud olla samamoodi, et ei ole fantaasiates ja pilvedes,
et hästi maandatud olla, nii-öelda kehasse tulla, et see armastuse energiat tunda ka oma kehas. Et tihti inimesed tunnevad armastuse energiat, noh mõte, et see on armastus oma peas ja see on see fantaseerimine ja siis on need no ülevoolavad või ärevad sellised emotsioonid. Aga armastuse tunne on pigem ikkagi rahulik selline, mis voolab vaikselt sinu sees. Et seda kuidagi saavutada, et seda rahu siin saavutada. Et see pigem näitab sulle seda tõde. Samamoodi näiteks, ma hakkasin kohe suhetest rääkima automaatselt, aga ju siis nii on vaja. Et kui näiteks, kui sa kunagi kohtud uue inimesega või hetkel on sul näiteks uus inimene või midagi on, et kui see inimene tekitab sinus hästi palju selliseid ärevaid või hästi tugevad emotsioonid on kehas ja sellised vibrad ja asjad ja ma ei tea, jääb higistama ja närvi või midagi, et siis tasuks samm tagasi võtta, et siis see tähendab seda, et sa ei ole päris kohal, sa ei ole päris kaine mõistusega, et sa ei võta asja kaine mõistusega, et seal ongi see, kus on vaja samm tagasi võtta ja vaadelda seda olukorda rahulikult, kui vaja, siis eemalduda, näiteks olukorrast eemalduda. Oled inimesega koos ära, näiteks on mingi kohting ja siis eemaldud ja mõtled järgi, et kuidas sina käitusid, nagu kuidas su keha reageeris. Et miks see niimoodi reageeris, et mis on see, mis tekitab nagu sellist ärevust su kehas võib-olla. See tähendab seda, et sa ei ole päris nagu puhtalt selle inimesega, et võib-olla sa tahad ikkagi, et ta näeks sind või märkaks sinu ilu, ütleks, et sa oled ilus ja tore ja nii vahva. Aga see ongi see, et kus kõike neid asju pead sina ise endale ütlema enne ja see rahu leida enda sees. Ja vaja on ka seda, et mis kohast sa neid inimesi nagu otsid, ma mõtlen, mis kohaga. Et kas sa otsid nagu sellest kohast, et ma olen nii üksik või et tegelikult sa ei armasta ennast lõpuni ja siis sa tahad, et keegi väljastpoolt sulle ütleks seda ja näitab sulle seda, aga see ei ole jälle see terviklik armastus, et seda nüüd genereerida, et elu suunab sind sinna, selle enesearmastuse poole ja proovisid neid soovitusi kuidagi kasutada, et kuulad seda uuesti ja ma usun, et sa mingid soovitused said siit ja mingid mõtted. Võib-olla kui sa ei ole neid veel mõelnud, et siis need võivad sind aidata sinna terviklikkuse poole. Vot. Aga sulle seekord sai selline sõnum ja tšau. Ja tere sina, kes sa valisid grupi number 2. Vaatame, mis sõnum siit alt tuleb. Ja siin on vaalad. Kõik ei ole nii, nagu ma seda tõlgendan. Mineviku ümberkujundamine on nii-öelda juhendatud, ehk siis on mingid mineviku teemad, midagi minevikuga seotud, sinu eluga seotud, mida sa oled näinud ühest küljest ühtemoodi, ühe pilguga. Võib-olla sa oled ma ei taha kohe traumast rääkida, aga proovin kahte moodi, kui mul meeles on. Et ütleme näiteks, et on olnud midagi negatiivset, kas siis minevikus või näiteks lähiajal. Ja sa oled harjunud seda nägema ühtepidi, ühtemoodi, kindlates raamides võib-olla, et see asi oli nii, see asi toimus nii. Aga kui vaadelda nüüd su elu üldse näiteks, et ei pea öelda trauma asi olema, et sa oled harjunud võib-olla mõtlema, et elu on selline, mina olen selline. Minevikus ma olin selline, see tähendab seda, et mind ootavad tulevikus ees need ja need asjad, et kõik on justkui ette määratud või kirjutatud, umbes niimoodi. Aga siin sulle öeldakse, et tegelikult see vaade, elu suunab sind sinna, et see vaade muutuks. Et kas siis läbi sündmuste, kas siis läbi, elu lihtsalt tihti on selline, et ta suunab kuidagi kas läbi inimeste, läbi olukordade,
läbi sinu mingite valikute, et sa näeksid elu teistmoodi ja et sa hakkaksid nägema oma minevikku ka teistmoodi. Et nägema ka seda, et läbi mille sa võib-olla oled mingeid valikuid teinud elus. Et kas sa oled teinud valikuid näiteks läbi hirmu, aga võib-olla sa ei teadnud seda, või et oli mingi raske kogemus näiteks või ka mitu ja sa oled kogenud, sa oled vaadanud seda olukorda niimoodi, et ma olen ohver, see asi tegi mulle seda halba või et see asi tegi mulle seda head hoopis, aga tegelikult sa hakkad asja näema hoopis laiemalt ja elu suunab sind sinna, et sa näeksid minevikku ja olevikku ja tulevikku nii-öelda, näeksid hoopis laiemalt ja hoopis teistmoodi võib-olla, kui sa oled harjunud. Aga vaata, mida sulle tarokaardid ütlevad ja ma segan kaarte siin ja see võib veidi valjem olla, võid panna vaiksemaks. Nii, ja esimene sõnum sulle on mõõgapoiss. Ja tema on selline, siin ta on suhteliselt rõõmus, siin on, ta naudib elu, ta ei näe võib-olla takistusi või vähemalt siin selle järgi, et meel on üsna avatud, selline avastamisrõõm on. Jah, võibki olla see, et seda elu avastamise rõõmu oleks rohkem sul võib-olla hea kasutada. Ka vaatame veel. Karikate 2 on siin ja jällegi siin on see, et ta tunneb ennast hästi, et midagi selle enda hästi tundmisega on siin. Siin on nagu mingi kergus, et ma ei tea, elu siis võib-olla suunab sind selle kerguse poole või rohkema kerguse poole ja sinna poole, et sa naudiksid elu ja hetki lihtsalt sellepärast, et sa seal hetkes oled nii-öelda. Et ei pea mõtlema mingeid suuri põhjuseid või suuri tähendusi ka mineviku asjadele näiteks. Et kui on olnud mingid rasked asjad, siis ei pea, vähemalt lihtsam oleks, kui sa ei pane neile nii-öelda silti, et see oli raske asi. Ja samas siin suunatakse ikkagi selle kerguse poole. Ja siin on saatan. Saatan on sellised nagu kiusatused, ma ei tea, mingid kiusatused, mingid pahed. Et võib-olla on laiskus. Võib-olla oleks vaja, elu võib-olla suunab rohkem sinna poole, et mingitest pahedest välja tulla, kas see olgu siis mingid valikud elus, mingid mõtted, mõtlemise viis, näiteks see, kuidas sa võib-olla mingid raskeid asju võib-olla, kuidas sa vastu võtad elus, et neid võtta kergemalt, et see mõtlemisviis ja see võib olla ka mingid pahed näiteks, mida sa vahepeal valid, kas vahepeal või tihti, et ilmselgelt sellest ka elu sind suunab välja ja sellega aitab, et sa ei läheks üldse nende pahede poole mentaalselt, emotsionaalselt, füüsiliselt, kuidas iganes, et sa ei läheks nende pahede poole, sellega aitab sind see hetkes olemine, need kerged tegevuste tegemine, mis ei pea olema üldse suured ega tõsised ega sisukad. Näiteks ongi vee ääres jalutamine, näiteks ongi, ma ei tea, paberlennukite tegemine lihtsalt sellepärast, et me ei võtaks elu nii tõsiselt, see ongi see elu nii-öelda ümberkujundamine ja näiteks ka elu ümberkujundamine niimoodi, et me ei pea mõtlema, et elu on tõsine. Ja sellega see aitaks siin näiteks nende pahede puhul. Ja siin on karikate 9, kus ta jällegi on rõõmus, ta jällegi naudib täiesti lihtsaid asju.
täiesti lihtsad asjad saavad sulle väga palju rõõmu tuua, täiesti lihtsad asjad saavad su iga päeva paremaks teha. Kuigi ja võib olla näiteks see laiskus, mis takistab sul siis tegemast ka, ma ei tea, kas siis suuri asjugi takistab tegemast ja takistab su nautimast ka lihtsaid asju. Et märgata rohkem seda lihtsuse võlu, kuigi see võib olla liiga lihtne vastus või lahendus justkui, aga siin seda sulle soovitatakse ja see on ka sauade kuninganna, oled siis mees või naine, aga et kui sa oled meessoost, siis see võiks olla siin sauade kuningas, et pane see enda jaoks täpselt nii, nagu see sulle kehtib. Ja nagu siin on näha, siis siin ei ole teisi nii-öelda inimesi, et justkui ongi selline iseendaga olemine, iseenda seltskonnast rõõmu ja naudingu ja elujõu saamine, et seda on siin vaja ja elu suunab sind sinna poole, et sa hakkaksid elu rohkem hindama, et sa saaksid rohkem energiat ka iseendaga olemisest. Et sul ei oleks vaja teisi inimesi, et minna metsa jalutama, sul ei ole vaja teisi inimesi, et minna välja sööma, sul ei ole vaja teisi inimesi, et midagi uut ette võtta, et siin paki all ka ta sukeldub sinna vee alla ja ta läheb ja teeb seda, et mis iganes, mida sa oled harjunud tegema näiteks teiste inimestega, elu suunab sind sinna, et sa teeksid seda iseendaga, et sa õpiksid olema täitunud iseendast, et sa oleksid täitunud lihtsatest asjadest, väikesed sammud, väikesed tegemised saavad ka väga palju rõõmu tuua, kui sa seda endale lubad. Aga vaata, mida oraklikaardid sulle ütlevad. Ja siin on aktsepteerimine. Ma õpin aktsepteerima asju, mida ma ei saa muuta. Ehk siis saab võtta seda kergelt ja saab võtta seda nii-öelda raskelt. No näiteks, et on selline, siin tuli see jutt välja, et ise endaga nautida olemist rohkem. Näiteks, kui ei ole väga palju inimesi või sõpru või selliseid inimesi sinu ümber, nagu sa võib-olla tahaksid, et seda aktsepteerida, et see hetkel on niimoodi ja järelikult elu suunabki sind sinna poole, et sa õpiksid iseendaga rohkem olema, et sa naudiksid iseendaga olemist, et sa naudiksid, juba ütlesin, et lihtsaid asju. Ja kui on mingid, ma ei tea, mida sa siin võiksid aktsepteerida, ükskõik mis see on, et sa, ma ei tea, mõtled, et midagi võiks teistmoodi olla sinu arust, aga see ei ole teistmoodi, siis jällegi tulla nagu siia hetkesse tagasi, et mitte olla nendes pahedes või mitte põgeneda, ma ei tea, mingite muremõtete eest või midagi. Või mitte mõelda, et sa tahaksid hoopis suuremaid asju teha elus või igapäevaselt või iganädalaselt sa tahaksid palju ägedamaid asju kogeda. Et aga sa ei saa seda hetkel muuta näiteks ja siis aktsepteerida seda ja ikkagi jälle see sõnum, et märgata seda, mis sul hetkel on olemas, märgata seda, selle võlu, mis sul on hetkel olemas. Ja vaatame veel. Siit tuli liiga palju. Ära lase uhkusel tee peale ette jääda siis nii-öelda. Huvitav, uhkus. No see võib olla see jutt, et sa tahaksid suuremaid asju teha ja ägedamaid asju teha. Aga sa ei saa seda, et sa oleksid siis võib-olla ägedam, nii-öelda ägedam, kui sa saaksid teha suuremaid ja ägedamaid asju. Aga me ei pea kõik tegema suuri asju, me ei pea kõik saavutama suuri asju, me ei pea kogema elus mingeid väga ägedaid ja suuri asju.
ja siin on jälle see lihtsuse võlu, jälle see lihtsus. Ära ole liiga uhke, et nautida väikseid asju, ära ole liiga uhke, et märgata, mis kõik on tegelikult hea, mis kõik juba on hästi. Vaatame veel. Ja siin on, et ole endaga aus. Vaata oma südamesse ja sa näed tõde. Sul on turvaline tunnistada tõde iseendale. Ja siin ütleb, et inglid on sinuga, nad toetavad sind ja juhendavad sind läbi vajalike muudatuste, et sa saaksid teha vajalikud muudatused. Toetu meile ehk siis inglitele, et saada julgust ja tugevust, et iseenda eest hoolt kanda. Keskendu ainult oma tõelistele soovidele ja need saavad tõeks ingli tiivadel. No siin on midagi, mida sa võib-olla endale ei taha tunnistada. See võib olla pinna all. See on see saatana kaart ka natuke. Ma täpselt ei tea, millega see sinu jaoks seotud. Aga siin on midagi, mida sa võib-olla varjad enda eest, oleneb inimesest. Mõni teist teab, millega tegemist on ja mõni teist ei tea. Et see on natuke ka see ego teema, siin on see uhkus. Võib-olla, et siin on vaja seda julgust ja tugevust, see on ka lõvikaart, et selline uhkus, julgus, tugevus. Minust ka eelmise ladumise teises grupis oli ka see lõvi seal ja seesama tugevus ja see tuli sealt välja. Et siin on midagi selle tugevusega, midagi, et sa ei põgeneks iseenda ego eest, et sa ei põgeneks iseenda mõtete eest. Et mõned teist ei julge iseendaga silmitsi seista, et hoiavad ennast võib-olla tegevuses, ei taha näha seda, mis on pinna all ja paljud teist ei oskagi näha seda. Aga siin on kindlasti ka väga palju neid, kes oskavad endaga ausad olla. Aga selleks, et nüüd see sinu sisemine tõde ja see, mis pinna all on, et see saaks välja tulla, selleks on vaja nüüd nendest pahedest välja saada. Need pahed võivad olla kõik, mis aitab sul tõest eemale siis põigelda. Et see võib olla mingi hästi palju vaatad ekraani, sööd midagi, sööd üle, sööd mingit rämpstoitu, kellel on alkoholi joomine, kellel on midagi, mida ta teeb liigselt. Et kui sa nüüd tahad selle sisemise tõeni jõuda, siis sind aitavad need kaardid, seesama, kus on see inimene läheb välja. Ta on iseendaga, ta võtab aega iseenda jaoks ja ongi võib-olla loodusesse minek, jalutamine, et see tavarutiinist võib-olla välja saamine, endale aja võtmine. Et kui saab seda, siis näiteks kas või kord nädalas, oleneb vaatajast jälle. Aga jah, selline, et eesmärk võikski olla näiteks jalutama minek selleks, et leida enda seest seda tõde ja siis lihtsalt oma peas mõtiskleda, et mida ma soovin kogeda, mida ma endale näiteks ei luba, kus ma näiteks endale valetan, kus ma midagi teen hirmu pärast või jätan midagi tegemata hirmu pärast. Ja see ongi see jälle, et kõik ei ole nii, nagu ma seda tõlgendan. Et kui sa nüüd saad endaga aus olla, kui sa jõuad selle tõeni, siis seal on mingi info sulle, seal on mingi tõde sulle, mis aitab sind võib-olla nendest pahedest välja, mis aitab sind kuskile edasi, kus sa saad ennast paremini tunda, kus sa saad ennast hästi tunda. Aga vaatame veel. Nii-öelda tähe esivanemad, järgne oma hinge häälele.
just. Ehk siis see ongi seesama juba, mis siin sai räägitud. Et see, mis sinu sees on, siin ta hoiab käsi oma nii-öelda südame peal, et ta ei taha seda tõde kuulda, seda hingest, seda südamest tõde, seda infot, mis seal sees on. Seal võib olla ka mingi valu, seal võib olla midagi, mida sa oled peitnud juba võib-olla pikemat aega, aga sa ei ole sellest teadlik, jällegi oleneb vaatajast. Seal võivad olla mingid asjad, kus sa oled endale valetanud, võib-olla ka teistele, kas sa siis tead seda või mitte, aga vaja on sinna pinna alla saada ja siinkohal ma oskan kõige rohkem öelda seda, et sellega võib aidata looduses jalutamine, hetkel võib-olla ka ujumine, kõik sellised välised tegevused, kõik, mis aitavad tulla välja, et ei oleks seda elektroonikat kogu aeg, kuigi siin ta kuulab muusikat, ka muusika kuulamine on okei, ka see võib aidata mõelda. Aga siis tähelepanelik olla, et kas see lihtsalt jälle aitab sul probleemidest kõrvale põigelda või siis aitab sul tõeni jõuda, et seal ka tähelepanelik olla. Ja veel üks sõnum sulle. Jah, lihtsalt ütle jah, mis iganes see sul sinu jaoks on, aga ütle jah, siis ütleme nii, et õue minekule, ütle jah elule, ütle nagu nii-öelda endale jah, et ära hoia kinni ennast. Sa saad hakata elu rohkem ka nautima ja avanema, kui sa siis selle tõele siis jah ütled, kui sa lased sellel tõel pinnale tõusta nii-öelda. Siin paki all oli see karikate viis, kus ta sukeldub sinna vee alla, et siis see on ka nagu pinna all, et see tõde, see on seal olemas. See ei pea olema mingi suur tõde, see ei pea mingi põrutav info olema, see võib olla midagi lihtsamat ka, aga lihtsalt, et sa õpiksid võib-olla rohkem sellele tõele ligi pääsema, et sa ei peaks neid pahesid valima oma elus. Et sa ei peaks ennast pahedega siis oma meelt lahutama näiteks või midagi sellist. Ja siin ka ikkagi tahan selle uhkuse kaardi juurde tagasi minna. Võib-olla ma ütlesin juba, et aga ära ole liiga uhke selleks, et muresid väljendada. Ära lase oma egol tagasi hoida seda, et sa saaksid avatud südamega siis rääkida ja jagada muresid, sellepärast, et see aitab sind nii-öelda kergema ja ilusama elu poole. Ja seal on selline südame avanemine, seal sa tunned ennast hästi. Praegu, kui ma räägin seda, siis ma tunnen seda. Ja seal sa elad nagu puhtamalt. Ja veel paremini, kui sa mõtled, et mõnel teist on juba näiteks hea elu, ja siis saad ennast veel paremini tunda. Ja kui tunned, et hetkel ei ole nii hea elu, siis see on sinu jaoks võimalik, kui sa selle tõele ligi pääsed ja selle tõe suunas siis nüüd tõe poole võtad suuna. Võt. Aga ma loodan, et need soovitused siin aitavad selles suunas. Ja kui ei aita, siis võib-olla mõni tulevane ladumine aitab sind edasi selle poole, aga lihtsalt hetkel selline info sulle sai ja vähemalt suund on sul teada, et kuhu poole liikuda. Võt, aga tšau. Ja tere sina, kes sa valisid gruppi number 3. Ja vaata, mis sõnum siit tuleb. Üleküllus. Varsti on sul, ütleme nii, et suur üleküllus, voolav üleküllus ja õnnistusi, et sul tuleb õnnistusi ja küllust, mis iganes küllus see on, materiaalne, aga võib-olla ka nii-öelda mingid imed justkui, aga midagi on väga head sind ootamas, mis iganes tasandil. Kas, ma ei hakka ütlema, mis tasandil, aga igatahes siin on, see võib olla emotsionaalne küllus, sellepärast, et hoiab endal siin südame ees seda karikat ja tulevad nagu need lained, liiguvad niimoodi edasi.
et see võib olla sisemine küllus, võib olla energeetiline selline mingi laienemine, et elu suunab sinna poole. Aga see on selline ülevoolav, et see ei ole nagu tavaline, justkui tavaline laienemine või südame laienemine või mingi küllus. Et siin ütleb, et see on nagu ülevoolav, et see võib olla midagi suuremat, aga vaatame, segan kaarte ja see võib olla veidi valjem, sa võid panna vaiksemaks siin. Nii, ja siin on karikate 10 ja see on tõesti väga suur rõõm, emotsionaalne täituvus, saad ennast tunda väga hästi, saad ennast teistega hästi tunda, et siin on need erinevad värvid, see vikerkaare värvilisus. No siin tahaks ikkagi öelda, ma ei julge öelda, et väga ilus on, et väga palju head tuleb sulle. Aga esimene kaart kohe on väga hea, et elu suunab sind sellise sisemise täituvuse poole, kus sa saad ennast nagu väga hästi tunda. Vau, ja siin on surmakaart. Aga see võib tulla läbi millegi lahkumise, mitte füüsiline surm, see võib olla, mul tahab natukene selliseks vaimseks minna see grupp, teised ei olnud sellised, aga see tahab minna selliseks vaimseks, et see võib tulla natukene läbi egosurma mingil määral, et mingi osa sinust justkui lahkub või sureb. Ja see on vajalik selleks, et see armastuse energia sinust saaks voolata, et kõrgemad energiat saaksid läbi sinu voolata sinu kehasse, sinu energiasse. Siin on ka nii-öelda vikerkaar, et need tšakrate värvid ka, et need energiakeskused saaksid ka puhastuda. Et see on nagu tulemas siin. Ja karikate 6 ja siin on selline andmine ja saamine. Siin on mingisugune ühendus võib-olla teiste inimestega, kas mingi lapsepõlve lähedastega või on võib-olla energia jagamine lähedastele. Et selline energeetiline energia voolab siin rohkem läbi käte, läbi keha, läbi sinu. Et seda on kuidagi sellist avatud olemist on siin grupis rohkem, et see energia tahab hästi õudselt voolata nii-öelda läbi sinu, see tahab tulla sinusse. Ja see surmakaart, et ma ei tea, kas see energia ise siis aitab need blokeeringuid nüüd lahustada või on sul vaja kellegi abi võib-olla, et ta aitaks sul neid blokeeringuid lahustada, et see energia saaks täielikult sinusse voolata läbi sinu täiesti uuel tasemel. Kui sa võib-olla oled harjunud, kui sa juba tegeled energiaga mingil määral või tajud neid, et siis sinusse tahab veel rohkem energiat tulla. Ja kui sa ei tegele energiatega, siis see võimalus on sinu jaoks olemas. Aga kui sa nüüd ei ole selline nii-öelda energeetiline või energiaga tegeleja ja räägin nii-öelda maapealselt, et siis suurem rõõm tahab sinusse tulla, suurem elurõõm ja inimeseks olemise nautimine, et see tahab sinusse rohkem tulla, sinu elusse, et elu suunab sind sinna poole. Et sa lõpetaksid nii-öelda vanamoodi toimimise, et sa ei oleks enam see, kes sa vanasti olid. Et see peab teistsuguseks saama, et sul on vaja teistsuguseks saada selleks, et sa saaksid paremat elu nautida. Siin on armastajad tõesti.
ja suhetes ja läheb paremaks, suhetes on ka selline üheks saamine, see võib olla ka lihtsalt sinu mehelik ja naiselik pool, kui sul ei ole näiteks kedagi, et seal on ka see ühtlustumine, et sinu kaks poolt näiteks, kui sul mõistus näiteks on selline, et kaldub kogu aeg ühele poole, teisele poole otsustusvõimetu, et siis seal tuleb ka rohkem selline ühtsus ja üheks saamine, et selline terviklikkus on siin tulemas kuidagi võib-olla justkui iseenesest oleneb vaatajast jällegi, aga mõnel võib olla see kellegi teise abiga. Et sa oled saamas terviklikumaks. Ja siin on see auade 10, et see võib olla natukene mingit raskust sellega seotud. Ja et need energiat ongi see, et need energiat tahaksid tulla, et need asjad, head asjad tahaksid tulla su ellu. Aga sa mingil määral ise hoiad ennast eemale nendest, see on karikate 4, kes ei märka kõike seda, mida elu saab pakkuda, kõike seda rõõmu ja küllust ja naudinguid. Et mingil määral sa ise hoiad neid ka tagasi. Ja see on see surmakaart, kes siis, ta peab siit ära tulema. Et ei blokeeriks, et ei takistaks, et mingil määral sa takistad nende energiate loomulikku liikumist. Kuigi see siin ütleb, et see küllus, elu suunab sind selle külluse ja ülevoolava energiavoolu suunab sind sinna täielikult. Aga mingid takistused on sinu sees. Aga vaatame, mida oraklikaardid ütlevad. Tänulikkus. Ma olen tänulik selle elu eest ja võimaluste eest, mida see mulle esitleb siis. Ja see on see karikate 4, mis siin paki all oli. Et sa ei märka seda, mida elu sulle pakub, sa ei märka elu ilu ja võimalusi vähemalt sellisel määral, nagu see sulle ennast esitleda tahab. Et sinusse saab tulla suurem küllus ja suurem armastus ja kõik see saab tulla, kui sa nüüd tekitad rohkem avatuse selle tulekuks. Kui sa ei hoia neid kuidagi tagasi, võib-olla see võib olla mentaalselt, et ei oska olla tänulik asjade eest, mis on olemas, on mingisugune takistus sinus, et justkui ei taha olla tänulik sellest, mis sul on. Et isegi kui asjad tegelikult on hästi, siis ikka leiad midagi, mis ei ole hästi. Aga suurem tänulikkus aitab sul sellel kogu selle külluse juurde minna, mis siit tahab tulla. Tänulikkus aitab sellega. Ja siin ongi, see asi ongi, blokeering ongi selles, et mis energias sina ise asud, millises energias ise oled. Et kui sa püsid selles energias, kus sa ei märka neid elu ilusid ja võlusid, et siis on keeruline ka, et need asjad saaksid sulle tulla. Ja nagu ma ütlesin, et see mõõkade 2, et siin, et kaldub ühele poole, kaldub teisele poole, et ei tea, mida valida. Et seda ma rääkisin ka kuskil siin, et see peaks ühtlustuma, et selline rohkem tasakaal peaks tulema su ka pähe, su mõtetesse. Et see aitab ka jällegi sellel heal energial rohkem voolata läbi sinu liikuda. See tõmbab ka armastust ligi, kui sul ei ole näiteks, see tõmbab armastust ligi. Ja see aitab sul ka jagada armastust ja vastu võtta ka. Ka vaatame veel. Su pühendumine pannakse proovile, millelegi pühendumine, aga siin ei tea täpselt, et millele pühendumine. Võib-olla ongi see, et ei suuda püsida positiivsena või ei suuda pidevalt märgata head nii-öelda, et ei suuda hoida fookust sellel, mis on hästi. Mitte, et sa peaksid nüüd negatiivset eitama või et seda ei ole olemas. Ei, pigem just ongi see, et
märgata seda head, mis sul on olemas ja pühenduda sellele nii-öelda, olla teadlik sellest, mis on hästi, mis juba on hästi. Vaatame veel. Ütleme nii, et ettevõtlikkus, ettevõtja, endale töötamine sobib sulle nii-öelda, sinu taotlustega siis öelda, sinu kavatsustega, et siin suunatakse justkui see kaart ütleb, et iseendale töötamine. Et iseendale töötamine lubab sul rohkemal intuitsioonil ja jumalikul juhendamisel siis avaneda, et see aitab sul järgneda paremini intuitsioonile ja kõrgemate tasandite siis juhatusele. Me oleme sinu kaastöölised ja meeskonnaliikmed, inglid siis, kes püsivad lojaalselt sinu kõrval ja vaatavad, et siin saadakse edu kõikidel viisidel. Et kui nüüd on siin inimesed, kes mõtlevad, et kas alustada mingit oma asja või et kas vahetada tööd, ma ei ütle, et sa pead kohe iseendale hakkama töötama, aga midagi tööga, et vahetada tööd. Et siin võib olla ka see, et sa näiteks takistad endal kuidagi ka sellel ettevõtlikkusel või intuitsioonil sa kuidagi takistad seda, et sul töö näiteks võib seda takistada või see, mida sa nagu igapäevaselt teed. Et see ei lase su intuitsioonil avaneda, see sinu võimetel võib-olla ei lase avaneda, sinu potentsiaalil ei lase avaneda, et see ei pea olema energeetiline, see ei pea olema nii vaimne. Et aga ka süda näiteks, et su süda ei saa seal võib-olla niimoodi avaneda, nagu see tegelikult saab sul olla. Et vaja on siis mõelda nüüd töö peale, et kuidas see sind toetab ja kas sind toetab, kuidas see sind ei toeta. Mida sa saad teha selleks, et siis kuidagi töö osas midagi muuta, kas siis antud hetkel olevas töös midagi muuta, et see sulle rohkem kergust tooks või kuidas on võimalik sul tööd vahetada näiteks. Ja mõndadel on siin see, et kuidas ma saan iseenda heaks siis töötada, mida ma selleks saan teha. Ja see on see surmakaart tegelikult ka, mis ütleb võib-olla, et oleks võib-olla hea siis töö nii-öelda ära lõpetada, alustada hoopis teistmoodi, võib-olla hoopis teisele alale minna siis, et kui ei taha iseendale töötada, aga jah. Igatahes praegune töö ei toeta sind nii, nagu see saaks olla. Ja jah, muudatusi on vaja teha. Vaatame veel. Ole graatsiline liigutustes ja tegutsemises, et selline ei ole vaja midagi tormakat teha, näiteks kui on see tööga seotud asi, et ei ole vaja nüüd hullult tormakalt kuskile joosta, kohe töölt lahkuda, vaid ikkagi ette mõelda ja mingisugust meisterlikkust on vaja, et võib-olla on vaja mingit, ma ei tea, teadmisi avardada, võib-olla midagi õppida, midagi omandada, kas teadmisi või mingi haridus või mingi suund valida, kus ennast parandada ja siis näiteks tööala muuta. Vaatame veel. Suur värskendamine nii-öelda, et retriit, tõmba tagasi, puhka, ole hoitud. Ja siin on rahuenergia, siin lõpupoole siin nendel kaartidel tuleb seda rahuenergiat rohkem. Et võib-olla on vaja aeg maha võtta, jälle need spa teemad, vanni teemad, kuskil nii-öelda lösutamine, aga mitte laisklemine otseselt. Et rohkem endaga tegeleda
enda nii-öelda heaolu parandada, enda energiat tõsta ja muuta, endaga tegeleda. Et kui oled inimene, kes tegeleb energiatega juba, et siis rohkem võib-olla enda energia eest hoolt kanda, enda heaolu eest. Aga siin ma pigem tunnen, et on selline mentaalne ja füüsiline kõik selline, et oma elu rohkem, enda eest rohkem hoolt kanda, rohkem ennast, oma keha siis võib-olla lasta lõdvestuda. Ja mõelda siin, et mida oleks vaja muuta, et kõige rohkem tuli see tööasi siin välja ikkagi. Et midagi su elus hetkel, kui see ei ole sinu jaoks töö, et kui sul näiteks on väga hea töö, siis on midagi muud sinu jaoks, mis tõmbab su energiat alla, mis ei lase sellel avalduda. Et mis ei lase sul elu rõõmu tunda ja seda küllust lõpuni tunda. Et mis ei lase selle küllusel su ellu tulla lõpuni. Et märka seda, leia see, mis takistab su rõõmul siis sisse tulemast piisavalt siis. Märka seda ja püüa siis mingeid muudatusi teha selle osas ja mõtle, et mida sa saad ära jätta, mida saad muuta, mida lisada, et kõik selline, et siis nagu öeldud oligi, et see põhiteema ikkagi see, et see küllus saaks sinu juurde tulla veel suuremal viisil, kui sul juba on, et siis veel suuremal viisil sind ootab suur küllus ja edu ja õnn ees. Kui sa lõpetad selle takistamise. Võt. Ja mul see surmakaart ikka väga tugevalt jääb silma, et kindlasti on vaja ära lõpetada, mis iganes sa tunned, et vajab lõpetamist. On vaja nii-öelda lõpparve teha, sest ei lähe nii-öelda kergemaks. Et on vaja lõpetada selle hea energia blokeerimist ja takistamist. Et see on selline väga tugev sõnum praegu tegelikult. Et ta aitab venitamisest, et nii-öelda surm on kohal, mitte nagu füüsiliselt või kehaline, aga ta on kohal, ta on olemas. Ta juba töötab sinu elus tegelikult. Ta töötab lihtsalt selle jaoks, et see hea energia saaks tulla nii-öelda küllus ja kõik see. Et võtta see ette, kindlasti tegele sellega. See on sulle väga vajalik hingeliselt, mentaalselt, emotsionaalselt, kogu su olemusele, see on väga vajalik sinu inimese tasandil ja see, kes sa inimesena oled, sinu elus hetkel on see väga tähtis, et sa teeksid muudatusi enda elus. Ja mõned teist võib-olla on juba mingid muudatused teinud ja on mingis teises kohas, näiteks surmaenergia nii-öelda, et miski juba on lõppemas või selle protsess on käimas. Et siis nüüd suunatakse sind juba uude olukorda vaatama nii-öelda, et kui näiteks oli armastuses mingi lõpp või midagi muudatus, et siis nüüd vaatad töö poole, et muudkui suunatakse sind niimoodi edasi, et elu ei lase nagu nii-öelda puhata. Et edasi on vaja liikuda. Võt. Aga seekord sulle sai selline sõnum ja tšau. Ja tere sina, kes sa valisid gruppi number 4. Vaatame, mis sul sõnum on siit. Ja siin on nii-öelda merekarp on see tegelikult. Ma ei tea, kas sa nägid. Aga siin ütleb, et märka jumalikke märke ja sünkroonsusi. Et elu sulle tahab mingit infot anda ja elu suunab sind kuskile poole. Võib-olla hetkel üldse siis elu suunab sind üldse märkama rohkemat elus. Võib-olla märkama seda, kuidas maailm sulle proovib mingeid infot anda, mingid sõnumid suunata sind kindlas suunas. Et see võib olla mingid reklaamid, see võib olla mingid inimesed räägivad sulle midagi, kuuled midagi pealt, võib-olla mingid laulud. Et niimoodi võib olla hetkel. Aga vaata, mida tarokaardid sulle ütlevad ja ma segan neid siin video ees ja võib natuke vali olla.
nii, ja siin sulle on tugevus ja jõud. Väga huvitav. Et ikkagi on see, et märka jumalikke märke on siit kohe, et tugevus tundub, et on midagi mentaaliga, et mingid mõtted, mingisugused blokeeringud võib-olla on, nagu siin on okastraat või selline peas kinni ja siin on nii-öelda inglid aitavad. Et on olemas mingisugune info või nii-öelda, et hoia silmad lahti, hoia kõrvad lahti, et on olemas mingisugune info, mis aitab sind mingite probleemidega või lihtsalt võib-olla muremõtetega, et sul on mingisugune mure võib-olla või mis iganes, see võib olla haigus või mis iganes. Igatahes sellega seoses on mingisugune info olemas, on mingi tervendav info nii-öelda olemas, midagi, mis aitab sul välja tulla sellest nii-öelda olukorrast, kus sa oled. Kui on mingi keeruline olukord, siis siin on näha, et on keeruline olukord, et siin peas. Ja ta püüab nagu, et siit peast justkui läheb käsi välja poole. Võib-olla on vaja otsida näiteks ka midagi võib-olla netist või raamatutest või teiste inimeste käest. Nagu juba öeldud sai, et silmad ja kõrvad on vaja lahti hoida. Ja siin on sauade 5 ja siin on mingisugune võitlus, aga siin ei saa nagu aru, kas see on mänguline või et siin on hunnikul väikseid lapsi, kes on ka nagu odadega ja siis on siin mingisugune turvamees või midagi. Et võib-olla üks jutt näiteks see, et see kuidagi et on mingi võitlemine, kas siis teiste inimestega, kellegi kindlaga näiteks või mingi süsteemiga näiteks on mingisugune võitlemine. Et näiteks, et nemad tahavad ühte asja ja sina tahad teist asja või et üks inimene tahab ühte asja, aga sina tahad teist asja, siis need ei saa nagu kokku need kaks. Et aga siin nagu on see, et käed saavad kokku, et mingisugune käe andmine. See võib olla ka, et võib-olla kellegi teisega, et vaja kuidagi ühele meelele saada, aga võib-olla ei oska seda, et kuni ollakse, kui on näiteks teise inimesega seotud, et nii kaua, kuni ollakse võitlemise seisundis, et nemad siin on odadega ja sina oled odaga, et siis ongi inimesed on valmis võitlema, et nad mõlemad tahavad ainult võidelda, et nad mõlemad mõtlevad, et peab võitlema. Aga kui sa nüüd tuled välja sellest mõttest, et sa pead võitlema, et siis kaob see võitluse vajadus ära tõenäoliselt. Et siis ka teine pool saab alistuda. Et samamoodi näiteks, kui on sinu mõtted, et ma ei tea, võib-olla on negatiivsed mõtted, et sa mõtled, et midagi, näiteks sa mõtled, et mingi olukord on raske või mingi kindlat moodi, aga kui sa suudad seda mõtet kuidagi muuta, et siis see olukord ka tegelikult muutub, et sealt kaob ära see tõrge näiteks ja tõrksus näiteks kellegi inimese suhtes või mingi olukorra suhtes. Ja siin on saatuse ratas ja all on siin nii-öelda põrkulised ja üleval on taevalised. Ja keskel on siis see inimene. Et siin nagu suunatakse sinna kõrgemale poole, nii-öelda headuse poole, lahenduste poole, et sa suunaksid selle pilgu lahenduste poole ja kerguse poole ja mõtleksid, et kuidas sa saad seda ise luua, sellepärast, et tal on siin silmad kinni ja siin on sinu enda teha, et kuhu poole see nii-öelda ratas läheb. Et kas ta nüüd vajub alla või ta tõuseb kõrgustesse, et siin on sinul ka roll. Et selleks, et saaksid teised näiteks sind aidata, selleks on vaja sul endal käsi ulatada ja paluda abi. Selleks, et saaksid nii-öelda inglid sind toetada, selleks on vaja sul nii-öelda palvetada. Selleks, et saaks mõni terapeut sind toetada, aidata, selleks on vaja sul minna terapeudi juurde. Selleks, et
lõpeks näiteks kellegagi võitlus, selleks võib olla vajadus sinul käsi ulatada või rahutuli siis süüdata nii-öelda. Et siin on sinul mingisugune roll. Ja siin on mündi 8. Mingisugune töötamine, millegi kallal töötamine. Siin on näha, et igal asjal on nagu münt peal, et kõik need asjad maksavad midagi, et see nii-öelda kiiver maksab midagi, see kinnas maksab midagi. Et kõik need asjad nii-öelda maksavad midagi. Ütleme, et kui on näiteks, see ei ole õige, aga ma ütlen ära, et näiteks kui on terapeudi teema ja kus sa tahad, sul on mitu probleemi, siis sa pead arvestama sellega, et sa ei saa kõiki neid lahendada tõenäoliselt korraga, vaid sa pead minema ükshaaval. Täna sa lähed, ma ei tea, mingi tööprobleemiga, järgmine kord sa lähed suhte teemaga, kolmas kord sa lähed mingi mineviku teemaga. Et arvestada sellega, et asjad võivad võtta rohkem aega ja võib-olla on vaja nagu asi tükkideks võtta, olukord tükkideks võtta ja neid tükkhaaval nii-öelda lahendama hakata. Aga samamoodi näiteks töö osas, no ütleme, et sa, kindlasti siin on keegi, kes töötab iseenda heaks nii-öelda iseenda jaoks, siis seal ka panna kõigele nii-öelda eri hind, öelda, mida sul näiteks inimestele pakkuda on ja panna sellele kindel hind, et see on nii palju, see on nii palju. Et siis inimesed teavad, mida nad saavad osta, mida sul pakkuda on ja millega nad arvestama peavad. Jah, et samamoodi, et sina võid olla nii see, kes annab abi, kui ka sa võid olla see, kes vajab siin abi. Et rakenda iseendale nii, nagu see sinu olukorras sobib. Ja siin on mündirüütel ja siin on saatan, kes paneb nägema valesti rahalist seisu võib-olla. Et sa näed midagi valesti nii-öelda, et pilk on moonutatud. Et võib olla mingi osa siin vaesusmentaliteeti või et ei märka tegelikult võib-olla, et näiteks sul on mingid võimalused tegelikult olemas, ütleme, et sa tahad midagi õppida, aga mõtled, et sa ei saa rahaliselt hakkama ja siin see saatan sulle ütleb, et tegelikult tema moonutab su nägemist olukorrast. See ei tähenda seda, et sul on see raha olemas, vaid et tegelikult on mingid võimalused olemas. See on see sama kaart, mis siin oli, mis ütleb, et ole avatud nii-öelda sellele infole või palu näiteks kuskilt abi või uuri, et kuidas sa saaksid rahalist seisu kas siis parandada või et kuidas sa saaksid, kui on mingi koolitus, ütleme nii, et kuidas sa saad seda õppida niimoodi, et sul rahaliselt ka okei oleks, et see võimalus on olemas, aga selleks võib olla vaja näiteks abi küsida või uurida midagi või võib-olla rahaliselt kuidagi midagi majandada teistmoodi, et nagu ette mõelda selle osas. Aga vaata, mida oraakli-kaardid sulle ütlevad. Surm. Hästi, ma õpin, et lõpud on lihtsalt uued algused. Hästi. See sama sõnum tuli ka ühes teises grupis välja, kuigi seal oli teine sõnum, et igas grupis on ikkagi mingisugune sõnum, midagi on erinevat. Kõikidele on nagu mingi erinev sõnum, aga sinule siin on midagi surmaga. Aga see ei ole selline nagu teistel gruppidel on, siin on midagi teistmoodi. See võib olla. No hästi, et midagi lõpeb aina ilmselgelt. Ja siin pakki all tegelikult on mõõkade 3, kus naine, ta on nagu südamevalu, et ta on nagu mõõgad selga saanud ja keegi lahkub. Et see võib olla see, kuskil vist ütlesin terapeudi teema,
et võib-olla on vaja abi sul sellega, et mingit protsessi aidata läbi teha, et mingeid mineviku asju võib-olla lahti lasta. Aga vaatame veel, äkki saame selgust. Ja isiklik probleem leiab lahenduse. Ja võib-olla on siin vaja, ma ütlen, et võib-olla on vaja abi kellegist abi küsida. Ja või elu üldse või nagu ma ütlesin juba, et see info tuleb sinu, nii et see mingi probleemiga seoses või mingi teemaga seoses su elus on lahendus olemas. On info olemas selleks, et sa saaksid sealt välja tulla, see on olemas. Ja pane oma fookus sinna, et see info saaks sinu juurde tulla. Näiteks, et kui inimene tahab endale osta kollast autot, siis ta hakkab igal pool nägema kollast autot, et ta hakkab lihtsalt märkama tänavatel kollast autot. Sellepärast, et su fookus on lihtsalt selle peal, et sa mõtled pidevalt selle, et sa tahad kollast autot. Samamoodi, et kui sa tahad näiteks, et sul mingi terviseprobleem laheneks või rahaline seis laheneks või mingi probleem laheneks, siis on vaja mõelda, et kuidas seda lahendust leida, et hoida fookus sellel lahendusel, mitte probleemile endale otseselt, vaid just sellele, et kuidas ma seda lahendada saan. Ja ise mingil määral otsida ja olla ka avatud näiteks sellele, et see lahendus ja need soovitused saaksid kuidagi sinuni tulla. Ja mitte uskuda seda, et seda lahendust ei ole olemas, mitte uskuda seda, et sa oledki lõksus või et sul ongi ainult piiratud võimalused. Ja näiteks kui on mingi, ma ütlen igasugused elualad, mis tulevad siit, et kui on mingi õpingud, mida sa tahad teha või kursuse, mis iganes, või ikka midagi tahad osta, ma ei tea, majad, autod, kursused, kõik, mis nad on, et ka selle osas mõistus avatud hoida, et mitte näha, et ma saan iga kuu, ma ei tea, nii kindla palga ja see tähendab seda, et 6 kuu pärast ma saan ainult nii kindlat raha välja käia. Et olla avatud ka sellele, et tegelikult sa saad kuskilt, raha saab suureneda. Muidugi ma siin ei müü õhku, aga siin sulle öeldakse, et sul need võimalused saavad laieneda, need võimalused on olemas, et ole avatud ja otsi lahendusi. Ka vaatame veel. Mida sa ihaldad? Sul on nüüd võimalus kirjutada lugu enda südame järgi, selle järgi, mida sa oma südames päriselt soovid. Ja kui sa selgelt otsustad, et mida sa soovid ja tead, et oled valmis ja väärt seda vastu võtma nii-öelda, siis see tuleb sinu ellu justkui maagia teel. Ja see on seesama jutt, mis ma juba rääkisin tegelikult, et hoia oma fookus lahendusel, sellel, kus sa tahad jõuda, et mitte näiteks ütleme, sa oled haige, siis ära hoia fookust haigusel, vaid sellele, et sa tahad terve olla, just hoia fookus sellele, et sa tahad terve olla ja tervenemisel ja infol, mis aitaks jõuda siis sinna soovitud tulemuseni. Ka vaatame veel. Reisija, liigu uues suunas. Ja nagu juba siis jälle öeldud sai, et võib-olla mingil määral siin harjumus mõelda kindlat moodi, harjumus mõelda vaid probleemile, vaid lasta ketrad ainult seda, et on probleem, see mind häirib, see on ikka veel probleem, see muudkui jääbki niimoodi. Ja siin ongi see uus suund ja et sina ise valid, vaata, et kas sa lased nüüd kas sa lased nendel mõtetel sind hoida siin all võrgus või sa suunad selle fookuse sinna ülespoole, et kas sa võtad selle uue suuna sinna ülespoole, kus on lahendused, kus on uued suunad,
kus on võimalused tervenemiseks ja probleemi lahenemiseks. Et see on sinu enda teha praegu. Ja elu suunabki sind sinna, et võib-olla kui on harjumuski mõelda pidevalt probleemide peale, et elu suunab sind sinna, et sa hakkaksid aina rohkem märkama lahendusi, et sa hakkaksid uutmoodi mõtlema, et sa hakkaksid mõtlema lahenduste peale. Mitte ei ketraks ainult probleemi muudkui ja teiste inimestega ei ketraks ainult, ei räägiks ainult probleemidest kogu aeg, vaid et ka teistega koos, et te hakkaksite koos püüdlema lahenduste poole, näiteks sõpradega või kaaslasega, perega, kellega iganes tööl. Et fookus peab olema lahendusel. Et inimesed on harjunud tihti näiteks saad kokku sõpradega ja siis räägid, mul on see halb, mul on jälle see katki, kõik on nii, et ma ei tea, mis saab. Ja ka selle asemel elu suunab, just teema oli, küsimus oli see, et kuhu elu sind suunab ja ta suunabki sind teistmoodi mõtlema, lahendustele mõtlema positiivselt, mõtlema sellele, et alati on lahendus olemas ja see on vaja lihtsalt leida, vaja on sinna suund võtta. Ka vaatame veel sulle. Wow. Valguse nõukogu, jumalik orkestreerimine nii-öelda, abistajad nii-öelda eetersfäärides. Et siin seda eeterlikkust natuke tuleb läbi, need vaimsed teemad ja energiad. Et kui sa nagu usud neid energia asju, siis tegelikult peenmateerias on toetajad olemas, abi on olemas, info on olemas, et sind nagu suunatakse sinna poole kas või läbi selle ladumise siin, et see info saaks sinuni tulla, et sina ise jõudsid siia, sina ise valisid selle grupi ja tegelikult see tervendav energia, see tervendav info tähendab, on siin olemas sinu jaoks, võib-olla ka tervendav energia, aga et märgata jah seda, et kuhu sind tõmbab näiteks. Et kui sa oled lahendusele fookuseeritud, siis sa saad ka sinna tervendava, ma tahan ikkagi öelda tervendava energiani jõuda. Infoni jõuda, mis lahendab su probleeme, aitab su probleeme lahendada. Aga kui oleme nii-öelda maised, siis on olemas toetajad ja on olemas info, see on olemas. Ja jah, ei hakka kordama, aga ma ikka kordan tegelikult, et võta suund sinna uues suunas. Kui sa tuled sellest vanast meeleseisundist välja, vanaviisi toimimisest välja, lõpetad selle ära, siis nagu siin juba öeldud oli, et lahendus on olemas, lahendus tuleb ja hoia fookus lahendusel, hoia fookus sellel, kus sa tahad jõuda ja tee samme sinna suunas ja ära lange sinna nii-öelda põrgusse, ära lange sinna madalasse. Ja ma ei tea, inimesed saavad sind aidata, maailm saab sind aidata. Su enda meel hakkab ka nii-öelda sind aitama, et see avatus tekib, et tekib märkamine ja usaldus, et ta tõesti, et kui sa hakkad teistmoodi tegema, siis sa märkadki, et elu tuleb sulle vastu, inimesed tulevad sulle vastu ja lahendused tegelikult ilmuvad. Vot, et sinna elu sind suunab. Aga sulle seekord sai selline sõnum ja tšau.